Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund eetris stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist, pärast tuleb siia Gert Pääbo Enefit Voltist ja me räägime, ühesõnaga tahaks vaadata natuke tulevikku, et täna me teame, kuidas saab elektriautot laadida, mis on selle probleemid, me sellest ei hakka rääkima praegult, aga mis terendab tulevikus, millal tuleb induktsioonlaadimine ja kõik need asjad. Aga ennem seda räägime siin uudiseid ja päevakajalisi teemasid. Kõigepealt minul käisin välisreisil, ma ei tea, kas tänasel päeval see ikkagi veel on eriline asi, millega uhkustada, või on juba reisimine taastunud, ei oskagi öelda, lennuk oli küll tühi, kui mina läksin Münchenisse. Sõitsin seal Kia Sportage'iga, aga mida mul eelmine kord, kui me sellest Kiast rääkisime, ei mahtunud sisse, oli see, et mul jäi seal ka päris mitu tundi vaba aega. Ja ma ei viitsi kunagi siis hotellis istuda, kui on uus linn, läksin jalutama. Ja avastasin üks hetk, et ma kõnnin suurel, selline suur kaubandustänav, selline nagu mõlemal pool teed. Suured poed, kaubamajad, väiksemad poed, butiigid, restoranid ja kõnnid ja siis mingi hetk ma sain aru, et ma kõnnin nii-öelda sellel unistuste peatänaval, mida Tallinnasse on vaja, või siis palju tarust vaja, palju tarust ei ole. Selle kõrvalt läks teine paralleelne sama suur tänav, kus ei olnud autosid ja ühesõnaga terve see kesklinna osa ja me räägime Münchenist, mis on ju, kus näiteks asub BMW peakorter, seal oli lähedal minu teada Mercedes, ühesõnaga ikka korralik selline auto pealinn. Jah, ma ei küsinud üheltki Müncheni inimeselt, mida nad sellest arvavad, võib-olla nad oleks mulle öelnud seal scheisse ja kõiki muid sõnu, aga ma nägin, et see on võimalik ja ma tean, Tallinnas on vanalinn, eks ju, nii-öelda autovaba, aga kes on viimasel ajal vanalinnas on üldse. Ma olen ise vanalinnas töötanud. See autovaba on seal, see on ikkagi väga-väga väike 1, 2, 3, 4 tänavat, et Tallinna vanalinn ei ole autovaba tsoon. Mul on kusjuures vastupidine mulje, kui ma ükskord käisin Prahas, see oli nüüd 2 aastat tagasi, et kõndisin hilise õhtul keset tänavat ja vaatasin nii tore selline jalakäijate suur tänav ja asi. Ja siis üks tuli auto selja tagant, ei, see oli siiski tänav. Aga see nägi välja kõik nii, nagu see ei peaks olema üldse tänav. Ühesõnaga, see oli, mulle see meeldis, võin rahustada siis kõiki neid kauplejaid, kes arvavad, et siis ju nende kaubandus ja restoranindus kukub kokku, kui inimesed ei saa autoga enam ma ei tea, Münchenit vaadates ei tundunud see niimoodi, isegi koroona ajal oli seal inimesi väga palju liikumas, jõulueelne aeg ka muidugi, ühesõnaga mulle see väga meeldis ja tramm sõitis ka seal ja nagu ka Tallinna vanalinnas ka nendel suletud tänavatel, näiteks hommikul 6 hommikul 10 on lubatud sisse sõita, et kõik erandid on võimalikud, et elu ja seisma, aga see oli nii ilus. See oli päriselt ilus. Nii, aga ma räägin nüüd Eesti elust, et vahepeal tegelikult... Selge, see ei ole nii ilus. Riigikogu võttis vastu seaduse, et trahvid tõusevad, meil liiklustrahvid põhimõtteliselt kiirusuletamisest siis sisuliselt 2-kordseks, ka maksimummäärad tõusevad, kui varem oli 190 €, siis nüüd on 300 € järgmisest aastast. Et pidage siis seda meeles, ega muud ei olegi. Peale selle veel saavad ka, see nüüd ei jõustu nagu kohe, ei muutu nagu käega katsutavaks, see jõustub, aga ei hakka veel seda juhtuma, et linnad ja vallad saavad siis hakata koostöös Transpordiametiga üles panema enda kiiruskaameraid ja koostöös politseiga. Et ilmselt nüüd kiiruskaameraid järgmine aasta tekib Eestis väga palju juurde. Kõik vallavalitsused, neil on juba valmis ostetud, need on neil juba niimoodi kaamera silman puhtaks. Siin on üks naljakas asi, see on, et linna valla kaamerad on ju, et seal nii-öelda see tulu jagatakse pooleks, aga samal ajal riik tegi selle nükke ka, et aga tõstame
trahvimäärad 2-kordseks, mis meil jääb tulu samaks ja saab veel natuke see vald ja kohalik omavalitsus saab ka veel natukene oma selle katiga kätte, et selline naljakas lugu. Mõtlen, kas see koostöö seisneb selles, et et ma saan aru, et oma üks koostöö osa on selles, et kogu see, mis puudutab isikuandmeid, kogu see trahvi edastamine, rahade kogumine, aga seal on kõik see, et Transpordiamet läheb, ütleb siis entusiastikule vallavanemale, kuule meest, siia ei ole 7 kiiruskaamerat selle poole kilomeetrise lõigu peale ei ole mõistlik. Ma arvan, see on vist ilmselt nagu politsei poolt see natuke ikkagi seda kaardistada, seda piirkonda. Just, et kui vabalt neil nagu lennata lastakse. Et kui väga entusiastlik vallavanem ütleb tõesti, et aga me tahame ja rahvas nõuab, et politsei tõmbab pidurit, et ma loodan seda küll selles mõttes, et ega see mõte ei tohiks ju olla see, et lihtsalt neid kaste võimalikult palju tee äärde panna. Et tulu pooleks ja kuidas kulu, sest et mis siin oli, kui siin näiteks Kristiine keskuse ristil sõideti see kaamera puruks, siis öeldi, et taastamine oli kindlustusfirmale maksis kas mingi 60 000 eurot, kusjuures eeldada võib, et need kommunikatsioonid, mis sealt alt, need ju jäid alles, et see oli ikkagi selle kaamera taastamise kulu. Mina saan arvu, et kulud on ikkagi kohaliku omavalitsuse kanda. Okay, et nad peavad ikkagi valima kohad, kus see tulu ikkagi kaaluks selle kulu üleks. Kallid eestimaalased, et kooliremonte ja lasteaid järgmine paar aastat ei ehitata, sest et paigaldame kiiruskaameraid. Muuseas sellega, mul oli see lõppu pandud, et juhul kui aega jääb väike nupukene, oli autoblogis leidsin. Nad on kokku pannud maailma kaardi, kus on siis välja toodud liiklustrahvid kiirusületamisest, kõige kõrgemad. Et loomulikult see on päris keeruline töö, mida teha, sest paljudes riikides on see trahv ju sissetulekust sõltub. Siis on nad võtnud mingi keskmise palga järgi selle. Aga toonud välja ka rekordtrahvid, vist äkki üks oli kuskile $1 miljoni ligi Šveitsis. Ühesõnaga, kui me mingit tarbija nõu siin selles saates saame anda, see on see, et Šveitsis ärge kiirust ületage. Muidugi, kui te vaene, siis võite, sest et siis pole vahet, et jah, aga et seal keegi see ikkagi $1 miljon, ta sõitis ka päris kiiresti. Aga näiteks Sudaanis, ma ei tea, kuidas on, kas see on nagu fikseeritud, Paraguay's on kiirusületamisest trahv $17 ja veel odavamalt saab hakkama, oli vist Sudaanis 9 sendiga. Me võime ainult siis rõõmustada selle üle, et Eestis vähemalt ei diskuteerita selle üle, et kas võiks trahvid sõltuda sissetulekust, selles mõttes, et mina nagu sellest kontseptsioonist juba lihtsalt ei ole võimeline aru saama, et kui me võtame mingi paralleeli, et poevargus on ju, et tüüpiline poevargus, keegi paneb hõlma alla paar pudelit on ju, ja siis ütleme, et selle saab trahvi, et kas siis nagu rikkam inimene peaks nagu rohkem maksma või vaesem peaks rohkem maksma või kuidas see, mis pidi see peaks nagu olema, et mul juba pea plahvatab samamoodi ka selle kiiruskaamera sissetuleku järgi. Lähtudes ma üldse ei tea, kas need autoblogi andmed on õigesti kogutud, selle järgi vaatan ma, et Eestis on siis maksimaalne kiirusetrahv $1900. 1900? Jah, et see on siis võetud ilmselt see mingi trahvimäär, ühesõnaga ma lihtsalt on võrdleks, nende arust siis Lätis on 1000 ja Leedus on 860, Soomes $10,600. No dollari-euro suhe on natukene euro kasuks, eks ju, aga et... No see tegelikult Eestis peaks olema niiviisi, et see, mida tõstetigi just, oli tegelikult €190 ja see tõsteti 300 peale, aga lihtsalt see, et vaata, kui mingi... Nende puhul me räägime automaatsest. Jaa, aga see on see, et kui nüüd sa sõidad pluss 150 kilomeetrit tunnis on ju, siis ilmselt viiakse sind kuskile natuke pikemale menetlemisele, kus juhtuvad muud asjad. Ei, see on puhtalt rahatrahv, et see, et sa võid ka kinni minna, need kõik ilmselt käivad erinevates riikides ka veel asja juurde. Võt, nii, siia on meil seda saate osa natukene ainult veel jäänud. Tahtsin küsida, et kuidas eelmine nädal oli selline, iseenesest ma kiidan seda heaks. Üleriiklik paanika taaskord, makaron ostma ei saadetud, küll aga keelati kodust väljuda, sest tuleb jäävihm. Mõnul oli kodus pidi olema üks väiksemat sorti pidu, kuhu pidid tulema inimesed üle Eesti ja kuna paanika oli nii suur, siis nad jätsid tulemata. Üks küll ütles, et temal pole vahet. Tema võib tulla 100 ükskõik mida, aga ikkagi paanika oli nii kõrgeks võetud ja reaalsus oli muidugi see, et midagi hästi natukene tuli minu Ida-Eestis, aga tõesti väga vähe. Et küsimus ongi see, et tegelikult kas see on nagu okei tegelikult niiviisi? Selles mõttes, kuna viimane
korralik jäävihm oli lihtsalt nii hiljuti, ehk 23 veebruar, mis oli tõesti karm olu. Ma mäletan ka, autol oli nagu sentimeetrine kiht ja jääd peal. Kuna see kõigil oli veel meeles, siis kõik kuulasid seda, oleks see mingi 5 aasta tagune juhtum, siis oli, mis jäävihm, mis te nüüd. Hooldage parem teid. Just, teeme siia pausi ja saame tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets. Ilmastikuoludes mina nägin Tallinnas, Kalamajas, Pelgulinnas, kühveldatakse viimast lund kokku, mis veel peale vihmasadu järgi on ja selline eelmine nädal oli nagu tõeline talvetrenn. Autojuhtidele, teehooldajatele läbiti nagu kõik etapid. Ja, alates üleriiklikust potentsiaalsest katastroofist kuni ikkagi korralike lumeangedeni. Endal oli ka, et sai vist nagu kõik olud ära tegelikult järele proovida, et sõitmine lumes, sõitmine täiesti kuival asfaldil, sõitmine puhta jää peal, sõitmine keset lörtsisadu, et kõik asjad sai ära proovida, et selles mõttes ikkagi väga tänuväärne ilm oli. Siis tänuväärne veel, elektriauto uudistest ei pääse, sest et mis on siis 14. detsembri hommikul, meie ajari hommikul, Jaapanis tehti üks esitlus, tegi Toyota korporatsioon tegi esitluse, mis ka esitlus oli, ehk et kui võib-olla siin autoteadjamad on tähele pannud, et siin 3-4 aastat meil on üks korralik elektriautode pealetung tulnud, mis meil oli see aasta üle 40 elektriauto saab juba Eestis ainuüksi osta, siis Toyota valikusse lisandub esimene täiselektriline auto alles järgmisel aastal, 2022, siis nüüd on Toyota vist gaasi põhja lükanud, sest sellel esitlusel oli nii-öelda pildil välja toodud 15 kontseptautot või vähem, mõni neist tuleb varem, mõni natuke hiljem, mis lähiaastatel töösse lähevad, see on koostöös Lexusega. Ja aastaks 2030 oli neid autosid 30, aga seal pildil oli juba välja toodud 15 autot. Loomulikult tuleb siin kohe varsti üks väiksem linnamaastur sellele BZ4X-ile lisaks. Põnev uudis oli, et üks legendaarne sportauto, mille Lexus ehitas siin päris hea mitu aastat tagasi, LFA V10 mootoriga ja nagu paljude autoajakirjanike arust, kes on sellega sõita saanud. Üks maailma parimaid sportautosid üldse. Et sellel tuleb järeltulija, loomulikult täis elektriline, aga selles mõttes oli väga huvitav, et iga auto kohta eraldi seal väga palju infot ei olnud, aga tundub, et nad on seda asja tõsiselt võtmas. Jah, et kui vahepeal tundus, et Toyota on see, kes selle teemaga nagu üldse ei tegele ja siis kui nad selle veidra nimega, mida mina tõesti enam ei mäleta, selle auto välja kuulut, siis tundus, et see on ka selline, et okei, me teeme siin ka ja siin see üks on ja ega me ei arva, et keegi seda eriti ostaks, aga nüüd tundub tõesti, et on ikkagi tõsi taga. Siin oli veel eelmine aasta Toyota, Akita Toyota ise, ühesõnaga võttis nagu väga karmilt sõna elektriautode vastu ja seda kuidagi tõlgendati nii, et nagu Toyota nüüd sellesse ei usuks ja ei teeks, tegelikult see hiljem, siis see oli kuidagi kontekstist välja võetud, et tegelikult ta nagu ütles, et see kõik ei saa niimoodi kohe ja äkki juhtuda, et mitte, et Toyota kunagi ei hakkakski elektriautosid tegema. Aga nad on siiamaani ei ole olnud, vaata, paljud Euroopa ja Ameerika tootjad on olnud selleks sunnitud. Näiteks nagu Volkswagen, sest neil on vaja oma seda keskmist CO2 heidet nii võimsalt alla saada ja sellepärast pushitakse nagu juba praegu. Toyotal oli tänu oma hübriididele... Jah, aga see pushimine on olnud väga halb tegelikult ikkagi sellepärast, et kui mingit asja on vaja vägisi teha, siis on 2 võimalust, et kas tuleb midagi väga head sellest välja või suurema tõenäosusega tuleb palju ja väga mõttetut kraami, et... loodame, et Toyotal oli siis aeg rahulikult mõelda ja arendada. Võt see ongi. Just, ja äkki tulevad lausa tahkisakudega. Toyota oli üks nendest, kes sellesse tehnoloogiasse selle päris palju panustab, lisaks muidugi vesinik. Aga las see jääb saate teise poolde. Siis üks teema, mida me siin natuke uurisime, seotud jällegi kiibikriisi ja praeguse nii-öelda autodefitsiidiga. Ja natuke puudutab ka enne seda olevat aega, et lähen, ostan auto, valin välja, sõlmin ütleme, et kui ma ei võta laoautot, tellin omale
No nagu ikka on alati olnud, et sulle 1-2 jooksul see auto siis saabub tehasest või kuskilt vahelaost Euroopast, kus see on olemas. Just, aga siis mõte muutub, et mis siis saab, kui kaua mul on õigus autot, eriti praeguse kiibikriisiga valgust, et kui kas ooteajad on mingi 6, 7, 8 just, et okei, sulle öeldakse, et meil vist saab 6 kuu pärast, aga ka autofirma ise ei saa ka ju kindel olla lõpuni, et kuniks see auto sinna liinile pole pandud, pluss pärast seda võib veel keegi kuskil seal otsustada, et saadame need hoopis Norrasse või no see on tüüpiline asi, mis tegelikult Euroopa turul juhtub, et see, et kui mingid asjad on mõeldud alguses paberi peal Eestisse, aga siis on, et ei, tead, tegelikult üks teine suurem Euroopa tähtsam turg tahab neid asju endale ja siis antakse sinna. Just, ühesõnaga sellega tegelikult, ütleme ajakirjanduslikus mõttes halb, inimeste mõttes hea, et sealt mingit väga suurt draamat vähemalt siin Eestis välja ei koorunud, ei Amptel ega ka siis, mis on see Tarbijakaitseamet ja Automüüjate Liit nad ei osanud välja tuua ühtegi sellist traagilisemat või suuremat vaidlust, kus klient oleks, ütleme, tellinud auto ja talt oleks teinud ka ettemaksu ja siis hakatud nõudma nagu kordades suuremat, mitte kordades, aga palju suuremat hinda, sest meil vahepeal hinnad tõusid. See on natuke sama, mis nagu tegelikult eelmine nädal tuli, et mis toimub kinnisvaraturul, et sa broneerid endale korteri, ütleme, et mis nad tänapäeva hinnad on, 600 000 on ju, ja siis kui see aeg, et see korter saab nüüd valmis, arendusest ehitaks saab valmis, öelda, et tead, tegelikult 610 on ju, et väike boonus meile peale. Et see on nüüd täitsa legaalne süsteem, millega tehakse, aga ma saan automaailma see veel ei ole jõudnud. Ei ole, siin on näiteks infoauto, kes müüb Ford ja Volvosid, on öelnud, et hinnatõus võib olla 2-3%, aga kui ostja on juba ostumüügilepingu ära sõlminud, siis talle antakse hinnagarantii. Et see võib juhtuda laoautode puhul näiteks, et kui vaatavad praegu, tulevad laoautod siin, ma ei tea, ma broneerin ära, aga sa ei ole veel nagu lepingut sõlminud, et siis võib seal, aga üldiselt on nagu kõik asjad saadud ikkagi läbirääkimiste teel ja kui on vastupidi, et kliendil on vahepeal tuju muutunud, ta on küll ettemaksu ära teinud, auto on tellimusse läinud, siis on ikkagi kõik autofirmad, kellega me rääkisime, siis on nagu, see on selline härrasmeeste või see on kokkuleppe küsimus. Et kui sa oled komplekteerinud nagu okei auto, mille nad leiavad uue ostja, siis selles mõttes nad ei hakka sult vägisi, sest see on võib-olla ka nagu halb, kuidas ütled siis meediaga, või kui sa jätad selle ettemaksu, neil on õigus aga mis siis saab, kui ma ikkagi selle Golfi ostan endale lillade velgede ja roosade istmetega? Ja sellest loobud, siis käsirahast oled ilmselt ilma. Et seda ostukohustust sulle loomulikult keegi panna ei saa, et sa nüüd pead selle ära ostma, aga käsirahast oled sa ikkagi ilma. Et ma ei tea, mitu protsenti see siis on. Et hetkel siis see kriisindus ei ole jõudnud sinnamaani, eks ta ongi, et see aasta see jama ju lahti läks ja kui keegi praegult nüüd siis et need potentsiaalsed probleemid võivad tekkida siin esimese poolaasta jooksul. Muidugi Toyota täna saatis pressiteate, ma ei ole seda lõpuni lugenud, aga väidetavalt Toyota, ma nüüd loodan, et ma ei astu siin mingisse PR-lõksu, et nemad hakkavad, et nende tehaste tootmisvõimsus hakkab taastuma. Ilmselt leiti kuskilt mingi kiibivärk ja loodetakse esimese kvartaliga juba puudujäägid tagasi teha. Kuigi võib-olla Toyotal on see võimalik, Euroopas Amtel juht ütles, et Euroopas tavaliselt iga aasta ostetakse umbes 16 miljonit autot ja eelmine aasta ei sellest 3 miljonit puudu. Pidame seda, et teoreetiliselt peaks see aasta peaks siis kõik automüüjad kokku mingi 6 miljonit autot rohkem tootma, et saaks nagu eelmise aasta puudujäägid tasa. Võt, aga siia lõppu veel üks, saime ühe lugejalt toreda reisikirja, mis minul oli väga oluline, sest mina kohati olen siin mõelnud, et mul oleks vaja Itaaliast tuua üks projektiauto, aga tema mõttes samamoodi, et kui müüdi pileteid 8 euroga saab Rooma, lennukipilet lendab sinna, ostab mingi auto, sõidab tagasi, jube kihvt seiklus ka ja tripib Itaalias. Lõppes see kõik niimoodi, et umbes 40 Facebook Marketplace'is saadetud kirjale 20 tulnud üldse vastus, mõnele tuli mitme nädala pärast ja enamik ei olnud nõus müüma ja need, mis olid, üks oli 10 aastat seisnud Jaguar, mida ei olnud kunagi liigutatud ja kõige naljakam oli see, et ühe auto puhul, kui nad olid 2 tundi püüdnud välja mõelda, kuidas saaks neid dokumente ümber teha, sest tema jõud selleni, et kuidagi sa ei saagi sealt osta mingi lepinguga, mingi jama oli, siis müüja lõpuks sai kõne oma emalt 40-aastane mees
sai kõne oma emalt, kes keelas üldse selle avantüüriga kaasa minna. Vastane värk. Ühesõnaga, Itaaliast auto ostmine pidi olema väga keeruline ja ma tahtsin teha lihtsalt üleskutse, kui keegi teab mingit trikki või oskab, et mida need inimesed siis valesti tegid ja kui keegi teenist seal kindlasti on ägedaid autosid, et siis võib meile teada anda. Võt, aga teeme siia väikse pausi ja siis tuleb juba Gert Pääbo. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nüüd on stuudiosse tulnud Gert Pääbo, kes on Enefit Volti äriarendusjuht ja temaga me räägime elektriautode laadimise rohkem tuleviku poolest. Mitte enam nii palju sellest, et mitu laadijat Eestis järgmine aasta juurde tehakse või ka 2 aasta pärast, vaid et laiemalt globaalselt, kuhu see liigub. Et kui praegult on selline tava- ja kodulaadimiskiirus, ütleme 20–22 kilovatti tunnis, sellised tava-avalikud kiirlaadijad on 50 kilovatti, Eesti mõistes ultrakiireteks kiputakse nimetama siis 100 kilovatti ja üle selle. Ja kas mitte seal Baia-Ristis ei ole käik 350, juhul kui üks auto korraga laeb. Kui juba mitu, siis ta hakkab seda võimsust jagama. Selleks muidugi 350-ga ja sellega laadida, siis peab ka autol olema juba selline vist 800 voldine elektrisüsteem. Tavaliselt on kas 4 või 500. Praegult me oleme jõudnud kohta, kus selline 100 kilomeetrit sõiduulatust parimatel autodel kiires laadijas, väga kiires laadijas on võimalik saada umbes 5 minutiga. 5 minutit on selline keskmine aeg, mida on arvatud, orienteeruvalt, kui inimene veedab tanklas tavalist autot tankides. Kohale, võtad see püstoli, maksad, kõik. Ehk et päris samas kohas ei ole, sest selle 5 minutiks saab 100 kilomeetrit, samas saad sa kodus laadida. Aga kas kuskil nende tehnoloogiat töötakse, et kuhu nagu see piir tõmmatakse? 350 juurde, 500, 1000 kilovatti, et lööb mul nagu selle auto nagu superkondensaatori täis või? Et tere minu poolt ka, et selles mõttes on olnud väga põnev jälgida, kuidas see laadimise maailm liigub, et siin aasta-poolteist tagasi hakkasid tekkima esimesed autod, mõtted sellest, et mitte siis kasutada 400 voldiseid akusid või 350-seid, vaid siis juba 800 volti. Ja tegelikult nüüd selle aasta jooksul on tulnud siis juba mitmeid mudeleid välja, mis toetavad, mis omavad ka siis 800 volti akut, ehk siis võimaldavad tõesti seal 250 kuni siis 320 kilovatti laadimist ka auto poole pealt. Ja teistpidi on ka siis nii-öelda taristu selles suunas liikumas. Et 8 voldiste autode puhul meil on siis turul täna Porsche Taycan, samamoodi Audi, e-tron GT, on siis Hyundai Ioniq ja Kia, et tegelikult kui siin aasta tagasi oligi siis see, et ülikiire laadimist või see tõesti ultrakiire laadimine oli siis nii-öelda premium-klassi autodele, siis on näha, et tegelikult ka mitmed autotootjad on hakanud selles suunas vaatama ja selles suunas liiguvad ja tegelikult võib ka näitena tuua, et kuhu see veel nagu edasi liigub, et siis tegelikult ka Lucid Air siis elektriautotootja on siis samamoodi tulemas välja elektriautomudeliga, millel on siis 9 voldine aku. Et on võimalik ka siis selle laadimiskiirus viia sinna 360 kilovatti juurde. Ja teoreetiliselt siis sul on võimalik seal ühe tanklapausiga saada seal ka 3 minutiga see 100 kilomeetrit kätte. Et see on kihvt, kuidas nende laadimiskiirustega liigutud ja teistpidi ka siis see, et on vaja ka seda taristut vastu ja ühe näitena ka siis ABB, kes on siis samamoodi tuli suvel turule siis nimetavad ise ka siis maailma kõige kiiremaks laadijaks, on siis 360 kilovatti laadija, mis on siis nii-öelda kommertskasutuseks sobiv. Kas see voltide ja kilovattide nagu võiduks, kas mingi hetk tuleb tehnoloogia ette, hind, et kas Lucid Air tegi 900 voldise, kas järgmine see samm, et ma vaatan, et 400-500 juurest mindi, eks ju, hopsti 800 peale, Lucid venitas selle 900 peale, kas see nagu on reaalne sealt, et keegi praegult ütleb, teeb pressiteata, meil on nüüd 1100 volti ja meil saab laadida 500 kilovatti tunnis, et
Noh, ma arvan, et ka võib-olla 3 aastat tagasi ei mõeldud selle peale, et hakatakse tegema 8-voldiste akudega elektriautosid, et ma arvan, et see kindlasti järk-järgult liigub, mis kiirusega, kes need järgmised tootjad on, eks see saabki olema nagu väga põnev jälgida, et kuna see laadimiskiirus lõppkoguts on nagu üks asi, mis hoiab nagu tavainimeseni nagu veel tagasi, et nad muretsevad just seda, et kui nad kodus laadides ei pea selle kiiruse pärast väga palju muretsema, nad tööga saad täis, aga kõik, mis puudutab siis ringireisimist ja avalikku laadimist, et siis pigem nagu eelistatakse seda, et sa saad siis nii-öelda tavaauto väärse kogemuse siis laadimispunktides ja et see laadimiskiirus lähevad siis järjest üles. On see 5-10 aasta jooksul reaalne, et ma saan sama väärse kogemuse kui bensiiniautoga laadides? See selles suunas liigub, et muidugi see taristu, mis on nii-öelda siis sisepõlemismootori autode jaoks üles ehitatud, kas me just 5 aasta pärast seal nagu oleme elektriautolaadjatega, raske täna öelda, pigem veel 5 aasta pärast mitte, aga tegelikult kõik selles suunas liigub ja samamoodi Euroopa Liit siis läbi regulatsioonide on tugevalt seda ka sisse toonud ja ka nõuded siis nii-öelda alternatiivkütuste taristutele on siis läbi selle Fit for 55 paketi loodud ja tegelikult seal nähakse ka ette seda, et aastal 2025 iga 60 kilomeetri tagant siis TNT nii-öelda võrgustikus peab olema siis ülikiirlaadimispunkt siis vähemalt 300 kilovatti ja aastal 2030 siis tavaautode jaoks juba 600 kilovatti. Siin on erinevad sellised, mitte nagu tehnoloogiliselt ulme valdkonda, aga pigem selles mõttes, et infrastruktuuri mõttes, et näiteks teed, mis suudaks elektriautost laadida. Ma tean, et on veoautodele on tehtud mingeid väikseid, kas siis konkreetsete sihtpunktide vahel, mis muudab sisuliselt rekkad nagu trollibussideks. Et sul on antenn katusel, mis on siin ühendatud traatidesse. Et ma ei tea, kas teil oma istute tiimiga maha, te teate, mida te teete järgmine aasta, te teate ka 5 aasta lõikes ilmselt on teil roadmap, aga kas te mõnikord nagu teete ka sellise täitsa vabas vormis, et või olete lugenud mingit materjalit, mis võiks edasi saada? Ei, kas see laetavad teed, mis laevad autosid? Ja muidugi selle ümber on äge mõelda tiimiga, et kuhu suunas meie see transport liigub ja kuidas nüüd läbi laadimislahenduste poole me saame sellele kaasa aidata. Ütleme, et jah, mitmetes riikides seda täna katsetatakse, et ka siis nii-öelda läbi selle nii-öelda teevõrgustik on võimalik siis autosid laadida, aga meie nii-öelda pigem siis vaatame selle poole pealt, et keskendume nii-öelda sellele, et ehitada üles platvorm, mis juhiks seda energiat targasti, et me ei ühendaks laadijat siis rumalalt võrku, nii-öelda luua väärtust ka siis elektrivõrgule ja energiaturgudele tulevikus ja teistpidi siis see, et saada katvus nii-öelda läbi tavapäraste ülikiirlaadimispunktide siis Eestis ja teistes kodutururiikides. Sellest ma jätan selle targa võrgu osa ma hetkel seda ei puuduta, sest ma räägin sellest siis saate viimases plokis natukene põhjalikumalt sellele keskenduda. Üks asi veel, mida ma olen lugenud, see on pigem siis kodu- või töölaadimate puhul on induktsioonlaadimine, aga ma saan aru, et see vist, mina näiteks oma mobiili, kui mul see on olemas, ei viitsi sellega tegeleda, sest et see võtab nii kaua aega ja siis mul peaks kogu aeg autost olema kuskil seal aluse peal. Kas see on mingi tehnoloogia, millel on tulevikku? Ma tean, BMW vahepeal päris usinalt saatis oma pressiteateid, kuidas neil oli üks 5-seeria ehitatud põhimõtteliselt selle peale, et sa sõidad oma garaaži, sul asub see plaat seal keset põrandat ja kukub muudku laadima seda pistikhübriidi. Aga kas see on... Jaa, selles mõttes, et nii-öelda juhtmevaba laadimine, eks ta lahendab siukse mõnes mõttes nagu olulise siukse kliendi kogemuse probleemi, et sa ei pea mässama oma juhtmetega ja juba mugav oleks sõita lihtsalt selle nii-öelda laadija peale ja laadimine algab siis automaatselt. Või see sama sõidad linnatänaval, et see linnatänav on... Sõidad linnatänaval, jah. Ei, selles mõttes, et ka see on ka siuke tehnoloogia pool, mis täna on nagu arendamises, ütleme, et seal veel täna olemasolevate tehnoloogiate puhul need energiakaod on piisavalt suured, need laadijad ise on piisavalt palju kallimad, et nad veel ei asenda selliseid tavapäraseid kodulaadijaid. Kui sul just ei ole nii-öelda
väga palju raha või sa ei näe seda, või kui sa näed seda väga suure probleemina, et sa pead nagu juhtmetega mässama, aga ütleme, et kliendikogemuse mõttes on see kindlasti huvitav lahendus, mis tulevikus, ma arvan ka teatud segmentide ja teatud hoonete puhul saab tavapäraseks ka nii-öelda avalikus ruumis. Et Eesti puhul me muidugi peame arvestama, et sellise ilma nagu täna on lörts ja lumi ja siis väliparklites on sellega pisut keeruline. Aga ma ütlen, et see tehnoloogia areneb ja on ka siin erinevaid ülikoole, kes sellega tööd teevad ja kus on saadud ka siis tegelikult see efektiivsus seal 98-99% peale juba, et ütleme, et siin paar head aastat läheb aega ja ma arvan, et küll see tehnoloogia järgi tuleb ja ka need hinnad nende kontaktivaba laadijate puhul siis alla tulevad. Okei, teeme see väikse pausi ja siis räägime edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja külas on mul Gert Pääbo, kes on Enefit Volti järjearendusjuht ja me räägime laadimise tulevikust. Ja üks asi, mida juba pikalt räägitakse, mis võib-olla sellisele mina esindan ikkagi väga tava inimest, mis puudutab elektrit, mitte elektriautosid, aga kui kogu seda müstikat, mis siis seal teisel pool raate toimub, ühesõnaga, et kahesuunaline laadimine, mis tähendab seda, et jah, üks probleem on see, et kui kõik õhtul tulevad koju ja hakkavad oma elektriautosid laadima, siis jääb kuskil kortermajas, kus iganes võib jääda elektrit puudu. Üks lahendus on see, et kõigile ei hakata kohe maksimaalselt andma, ma saan aru, ka teie targad jaamad jagavad seda niimoodi vaikselt, kõigile natukene ja hommikuks on nad täis. Aga järgmine tase sellest on, et need autod on ühendatud siis juba elektrivõrku. Saan ma õigesti aru nii. Just. Aga nüüd on mul selle juures küsimus, et mis see aitab? Sest et need autod peavad hommikuks ikkagi täis olema. Sest et kui mina annan oma autost, eks ju natuke toetan võrku, et seal oleks vist see mingi tasakaal, nii, maagia. Et kuidas siis hommikuks ikkagi nii saab, et kõik need autod täis siis on? Kust nad siis selle elektri võtavad? Elekter ongi maagiline. Aga jah, selles mõttes, kui me mõtleme nende suurte plokkide peale, kuhu see tehnoloogia vaade liigub, et ühest me juba rääkisime, et need laadimiskiirused lähevad ülesse. Teiseks kindlasti see, et minnakse järjest üle siis ikkagi tarkadele laadijatele, mida ka siis Volt on algusest peale tegelikult pakkunud, ehk siis laadijad, mida on võimalik juhtida ja ma siinkohal mõtlen ka siis laadijad, mida on võimalik ühesuunaliselt tegelikult mõjutada vastu siis elektrivõrgu vajadust. Ja nii-öelda see kolmas suur vaade ongi see, et see laadimine muutub siis kahesuunaliseks tulevikus, et on võimalik ka auto akust tagasi võrku anda ja ütleme, et mis see suurem väärtus kõigepealt nagu võrgu vaatest on, et me näeme ise, mida Elektriint teeb, meil on täna siis hetkel siis taastuvenergiat võrgus puudu ja meil ei muud midagi üle, kui osta kalli hinnaga, sest lõpuks elektriturul selle hind tuleb kokku viimasest pakkujast, kes siis elektriturule pakub ja selle asemel, et võib-olla osta seda kalli hinnaga seda tootmist, on meil tulevikus võimalik siis läbi nende justkui salvestite, mis siis tegelikult elektriautoakud on, ja kui need on võrku ühendatud, on meil tegelikult võimalik siis reguleerida seda võimsust, anda vajadusel võrku tagasi, selle asemel, et tootmist võrgus suurendada. Ja üleüldiselt ka, et seda kehtib tegelikult nii kahesuunalise laadimise kohta kui ka ühesuunalise laadimise kohta, et elektrivõrgus meil on väga oluline, et meil oleks alati tootmine ja tarbimine tasakaalus. Et kui tootmine ja tarbimine on tasakaalus, siis on meil sagedus 50 Hz ja me ei pea muretsema selle pärast, et näiteks lambid siin toas vilguksid ja et juhtuks ka siis elektriseadmetega erinevaid rikkeid. Aga mida aeg edasi, seda volatiilsemaks meil elektrihind läheb, samamoodi tootmine, kuna järjest tuleb võrku taastuvenergiaallikaid juurde ja tegelikult siin tulevadki mängu just elektriautolaadijad, elektriautoakud, et meil on võimalik siis seda tarbimist ühesuunalise laadimise puhul siis alla reguleerida, aga ma ütlen, siin tuleb ka teistpidi, tuleb klient mängu, et lõppkokkuvõttes ka meie oleme täna neid lahendusi katsetamas ja testimas oma autode, oma laadijate peal,
aga lõppkokkuvõttes see tuleb ka paketeerida kliendile nii-öelda kasutatavaks, et lõppkokkuvõttes need lahendused, mida me täna arendame, need ei saa käia üle kliendi nii-öelda mugavus taluvuspiirist, et lõppkokkuvõttes klient peab saama ise määrata, kas ta tahab ja kui palju ta tahab siis anda enda elektriautot nii-öelda virtuaalsesse elektrijaama, kus siis seda juhitakse vastu energiavõrgu vajadust. Nii et see võib ühtepidi olla võrgu vajadus, aga see võib olla ka nii-öelda rahaline võit, et kui sa oled nõus selles diilis osalema, siis sul võib-olla kui sa otsustad kell 2 öösel sõitma minna, siis selgub, et see auto ei ole veel täis, aga küll sa oled saanud soodsamalt elektrit. Just, et ütleme, et see rahateenimise aspekt on nagu siin väga oluline, et see on üks selline väga huvitav nüanss, mis nagu elektriautodega tuleb, mida sul nagu sisepõlemismootori auto, aga sa isegi ei saaks tulla sellise asja peale, et sul on võimalik siis tegelikult tankimise eest raha teenida. Et sa müüd oma kütust vahepeal nagu laenad intressiga välja. Just, et see käibki nagu saab kahepidiselt käia, et üks variant raha teenimiseks on see, et sa laed odavatel tundidel, müüd kallimatel tundidel siis võrku tagasi ja sa saad seda ise siis juhtida ja määrata. Ja teine asi on siis see, et samal ajal, kui sinu laadija on ühendatud, siis sinu elektriauto on ühendatud siis laadijaga ja ka võrguga, mis omakorda on siis virtuaalse elektrijaamaga ühendatud, et siis on võimalik ka nii-öelda virtuaalse elektrijaama poolt anda signaal, et nüüd on meil vaja siis kas nii-öelda tarbimist alla reguleerida või siis üles reguleerida läbi akust siis võrku andmisega. Kas praegult on selle takistuseks pigem, et autod ei ole selleks valmis või pigem ka võrk, või ühesõnaga, et see või mõlemad pooled ei ole valmis selleks? Ütleme, et mõlemad pooled vajavad veel tööd, et siin on mitmed autotootjad, kes seda kahesuunalist laadimist täna testivad ja katsetavad, et siis järgmisest aastast alates kõik Volkswagen Grupi autod tulevad selle valmidusega ja täna samamoodi siis tehakse nii Audide peal teste ja katsetusi selle kahesuunalise laadimisega, Renault teeb, Hyundai'l teoreetiliselt on see võimekus nagu olemas ja neil ka siis Ioniq 5-ga siis on olemas vehicle to load lahendus, et autotootjad liiguvad selles suunas ja samamoodi ka siis tegelikult laadimislahenduse standardi pool järk-järgult liigub selles suunas, et ütleme, et suures pildis, millal ta nagu massidesse jõuab, ma arvan, et see jääb ikkagi sinna 2024-2025, kus ta on siis juba tavakasutuses, et sinna veel mõned head aastad on aega. Aga erinevaid piloote, erinevaid katsetusi läbi viiakse, et kahesuunalise laadimise eelkäija või selline nii-öelda juhtiv autotootja on endiselt Nissan, et on ka siis Jaapanis täiesti nii-öelda tavakasutuses teenusena ja erinevaid pilootega siis Euroopas läbi viidud. Okei, nii et põhimõtteliselt igast autost saab elektrijaam. Absoluutselt. Ja küsimus ongi, et kuidas seda võimalust ära kasutada, et tegelikult see transpordi ja energiasektor järjest kasvavad omavahel kokku ja tegelikult see loob väga palju väärtust ja võimalust ühtepidi võrgule, aga teistpidi ka siis elektriauto omanikele, et on tõesti võimalik selle pealt raha teenida ja Woldis nagu meie küsimus ongi see, et kuidas me saame lõppkokkuvõttes su transpordi või siis nii-öelda auto oma hinda alla viia ja tegelikult väga hea võimalus selleks ongi juhtida seda vastu elektriturgu. Okei, tuleviku teemadel saaks alati vestelda väga-väga kaua, aga kahjuks meil saab saate aeg otsa, nii et ühesõnaga minu jaoks tuli siit väga huvitavas asi välja, et see on elektriauto lihtsalt muutub sul öösel vajadusel raha teenimise vahendiks, kui on õige aeg ja hetk, kui sa oled nõus muidugi. Aga suur tänu, et tulid. Ja, suur tänud. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.